Vaatame, mis märts sulle toob. Märtsis tundub, et kõik on liiga palju, on raske ühele kindlale asjale pühenduda ja tekib siuke tunne, et ma ei ole piisav, et tähene särada, mingi selline ebakindlus ja ebakõla hakkab tekkima, mis on süsteemile hästi väsitav, võib isegi depressiooni esineda. Aga selle vastandiks on siis lihtsalt luba oma loovusel ja sisemisel lapsel mängida. Lülita välja kõik need igasugused kõhklused ja kahtlused ja lihtsalt tee, mis on lõbus. Mõnikord on see, et kui mitte midagi ei tule, ükski idee ei voola, ei tea, mida valida, siis tuleb lihtsalt aeg maha võtta korraks, teha midagi totakat. Hüppad porilampi või lumehange ja vaatad, mis juhtub. Või hakkad lihtsalt mingit laulu jorutama. Vahest see lihtsalt teeb süsteemi uuesti avatuks ja energia hakkab voolama. Need, kes on suhtes, ma näen, siin hakkab esinema mingisugust süütunnet selle üle, et sa oled väsinud ja kuidagi tegeled rohkem enda asjadega, tahad uusi asju õppida, luua, tunda rõõmu ja kui partnerlussuhtes seda parajasti ei ole, siis võib tekkida kirg kellegi teise vastu. Et siin on see oht. Või siis lihtsalt sa soovid, et seda kirge teie vahel oleks rohkem ja seda ühendumist, et selline natukene nagu igavlev tunne, et ma tahaks rohkem põnevust ja kirge ja sellist õnne koos, et nautida elu täiel rinnal, mitte lihtsalt teha mingid igapäeva asju, mis kapid me välja valime kööki umbes. Et see ei ole päris see praegu, aga on tohutu hirm oma partnerile välja öelda, mida sa päriselt tahad. Vahest on okei kahelda oma valikutes ja tunda, et äkki ma ei suuda praegu piisavalt oma partnerile pühenduda, sest sellest perioodist kasvab välja mingisugune uus jõud ja uued uksed hakkavad avanema. Mõnes suhtes tekib tugevam tiimitöö ja tugevam üksteise toetamine, mis aitab siis kaasa edule. Kui suhte üksteisega koos oma eesmärke jagada, siis sünnib suurem varaline kindlus ja parem tiimitöö. Aga kui mitte, siis ma näen, et siin see suutmatus tegelikult suhtele pühenduda jätkub, sest see suhe ei paku kõike, mis vaja enam. Nii et siis on vaja mingid otsused vastu võtta. Valalistele toob märts sellist tunnet, et ega mingisuguseid manipulaatorid ellu vaja ei ole. Pigem tahaks kedagi, kes on valmis tõeliseks pühendumiseks. On selline tunne, et taha romantikat, midagi tõelist ja päris. Midagi, mis on selline muinasjutuline isegi, nii et on aeg mitte leppida vähemaga kui sellega, et see teine inimene tasakaalustab sind, pakub sulle turvalisuse tunnet ja et teie vahel on hea tiimitöö. Need on sellised baasväärtused, millele siis uut suhet ehitada, kui üldse. Finantsi osas siin ma näen, et aprillis hakkab mingi suur ülemaailmne muutus, et vanad süsteemid lagunevad ja tuleb olla selleks valmis, mitte pead liiva alla peita, aga lihtsalt teada, et on hea kujutada asjad enda kätte. Osa raha kodus, osa raha kuskil mujal, mõtle asjad läbi. Kõige suurem väärtus, siis, mis rahal aitab kasvada, on tegelikult lähedaste toetuse see, et sa oled osa kommuunist, sest väga paljud inimesed hakkavad oma pead liiva alla peitma ja kuskil kübermaailmas ja teises kuskil dimensioonis hoopiski seiklema. Nad ei ole omadega kohal enam, et paljud ei tule selle muutusega kaasa. Nii et ole juba ette selleks valmis, kõik on hästi, mingid valed tulevad päevavalgele, nagu siin on viimasel ajal väga palju näha niigi, aga ka rahalises osas. Mulle viitab siin ikkagi, et pankades on mingi selline teema, et sa ei saa päris seda kätte, mis sa sinna sisse panid. Nii et ma soovitaksin kindlustada oma seljatagust ja panna kasvama erinevad investeeringud, et su raha oleks mitmes kohas korraga igaks juhuks. Aga ma ei ole finantsnõuandja selles mõttes, ise tee oma otsused muidugi. Hästi palju teejuhid praegu viitavad sellele, et ära lase ennast segadusse viia ja ära kuula valesid, vaid kuulama intuitsiooni, et mingid valed hakkavad tulema esile ühiskonnas ja pigem veeda võimalikult palju aega looduses ja loodusega kooskõlas, sest siis sa oled balansis, et kõik see tehismaailm, kõik see uudiste kuulamine, see küllab segadust. Ja jah, ma näen siin mingid lugusid, mida räägitakse inimestele, mingid vaidlused, südamevalud. Inimestel kohati läheb üsna keeruliseks lugu. Märts üleüldse on selline kuu, et kui sa tunned, et sa oled kõrvale jäetud millestki, tunned, sa ei ole piisav, tahaksid sellist elusat elu, õnne ja sügavat ühendumist, siis on sinu teha tegelikult, et on aeg selleks samme teha ja mitte lasta endale mingisuguseid valesid rääkida, et ühiskond ongi, kõik me oleme eraldatud ja inimesed ei tee koos midagi, teevad küll. Otsi üles oma kommuun ja ühendu oma traibiga. See on see kuu täpselt. Muidu on ärevus. Koos ollakse tugevamad
ja balansseeritakse üksteist, kui on sellised keerulised perioodid ja hirmud üleval. Ja kindlasti on vaja praktiliste asjadest hoolt kanda, eriti just rahaasjade. Keegi teine ei tule seda sinu eest tegema. Sa pead ise selle korda ajama ja õppima, kuidas nende asjadest ümber käia. Hästi palju mingisuguseid kahtlaseid kujusid hakkab siin maailmas rahaasjadest rääkima ja investeeringutest. No seda on alati, aga eriti nüüd märts-aprill. Ära mine igasuguste skeemidega kaasa, muidu hiljem on keeruline. Pigem õpeta iseennast, kuidas rahaasjadega ümber käia. Sa ütleb õnnele kaasa lihtsalt. Raha on vahend, et sa saaksid oma unistust elu luua. Ja selleks ongi nüüd aeg siis seemneid külvata.